juua. Metsaserval mäe otsas on väike talu, kus kasvatatakse kitsi. Nende piimast teeb perenaine ümmargusi juustukesi. Kitsekest kõige valgemat nimetatakse Floyeteks. Tal on alati väga veidrad ideed. Ühel päeval märkab peremees, et Floyete ei söö ega joo midagi. Ta ei anna enam piima ja peremees on väga mures. Mis viga on? Miks sa ei söö midagi? Kas su kõht ei olegi sugugi tühi? On küll, aga mulle ei maitse enam rohi ja vesi. Ma tahaksin midagi muud. Mida siis? Kõik kitsed, keda mina tean, söövad rohtu ja joovad vett. Aga mida sina oled siis välja mõelnud? Mina tahaksin limonaadi. Limonaadi? Kes rääkis sulle limonaadist? Ma arvan, et see sulle ei maitse, aga kui sa tahad, ma võin sulle limonaadi tuua proovida. Peremees läks naerdes minema, mõeldes, et Floyete on tõepoolest üks naljakas kits. Mõne aja pärast tuleb peremees tagasi suure ämbri limonaadiga. Kits hakkas seda ruttu lakkuma. Kas maitseb? Ja see on hea, palju parem kui vesi. Kas nüüd oled sa rahul? Kas sa hakka nüüd jälle sööma? Kõhkleb veidi, kuni ta julgeb oma järgmist soovi rääkida. Kui lapsed rääkisid limonaadis, mida nad linnas jõid, rääkisid nad ka jõe kaldal olevast kohvikust. See on kindlasti väga ilus ja tore. Sa tahad minna kohvikusse limonaadi jooma? Floyete, kas sa oled hulluks läinud? Keegi ei vii kitse kohvikusse, see pole võimalik. Õhtul räägib peremees Floyete ideest ka perenaisele. On tõesti kummaline see kits, mida sa talle vastasid. Et see on võimatu. Muidugi mõista. Miks ta on nii naljakas? Me võiksime teda kaasa võtta. Neid ei lasta ilmaski kitsega kohvikusse. Miks koeril vatsakse küll kohvikutesse ja Floyete on palju kuulalikum kui mõni koer. Palun sind, proovime, muidu ta on väga õnnetu. Lõpuks peab peremees alla andma. Järgmisel pühapäeval ootab Floyete juba varakult auto juures. Ta on ennast hoolega pesnud ja ta näeb nüüd veel valgem välja. Peremees peatub esimese ettejuhtuva kohviku ees, kus pole mitte ühtegi klienti. Kits ei ole sellega rahul. Tema tahab minna kohvikusse jõe kaldal. Peremehel ei jää muud üle, kui edasi sõita. Kõigepealt peab küsima, kas kitsega tohib sisse minna. Lähen uurin. Tere, härra, kas me tohime kitsega sisse tulla? Kellega? Kitsega, ärge muretsege, ta on väga tore ja rahulik.
Hästi, jah, miks mitte. Pange ta sinna nurka. Ette istub päris terrassi äärel. Ta vaatab, kuidas jõgi vaikselt voolab. Siis saab ka tema limonaadiklaasist ei ole sugugi kerge juua. No pole viga, ta proovib juua kõrrest. Niisugust asja pole enne nähtud. Kohvikusse tuleb aina rohkem külastajaid. Kui pere koos kitsega minema hakkab, ütleb neile kelner. Teil pole tarvis maksta. Te meelitasite nii uusi palju inimesi. Tulge jälle millal aga tahate. Ja võtke kindlasti kits ka kaasa.